tänane finaal koosneb meil 3 etapist ja igas etapis on 6-7 ülesannet. Need ei ole niisama kuivad ülesanded. Need on mänguline CTF, mis jutustab loo tänapäeval üha kiiremini arenevast infotehnoloogiast ja sellega kaasas käivatest ohtudest. Teine etapp viib meie võistkonnad võistlusse ja võitlusse pahalase vastu targas linnas. Linnad muutuvad üha targemaks, uued omavahel integreeritud süsteemid vähendavad ökoloogilist jalajälge ning muudavad linnakeskkonna kodanikele mugavamaks ja turvalisemaks. Süsteeme tuleb kurikalte eest kaitsta, et nad ei leiaks nõrkusi, mida oma huvides siis ära kasutada. White Hatid! Tartu, kas te olete valmis? Joo! Väga hea. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Võistluse teine etapp on avatud. Head jahtimist. Esimene ülesanne on Maps ehk kaart ja seda esitleb Tartu linn. Viiruse analüüsi tulemusel selgub, et see pahavara, mis eelmises etapis kodus palju pahandust tekitas, on pärit linna kaardirakenduse veebilehelt. Sa otsustad linnavolikogu teavitada küberründest, kuid kõik telefoniliinid on kinni. Tajudes, et midagi halba on teoksil, asud iseseisvalt olukorda lahendama. Leia linna kaardirakenduse veebilehelt üles haavatavus. Võistlejatel hoiab silma peal meie ekspertide kogu ja need inimesed on tõeliselt cyberninjad, keda peaks küll kartma kõik maailma Black Hatid, riikide ja ettevõtete küberkaitsjate koolitaja üle maailma, Dmitri Stoljarov, riiklike küberkaitseüksuste mentor üle maailma Clyde Mägi ja rahvusvaheliste küberlaborite arendaja ja looja Aare Reintam. Ja nendega on nüüd liitunud külalisekspert teises faasis ettevõtte Thinnect tegevjuht Jürgo Breden. Thinnecti tegevus on muuseas otseselt seotud targa linnaga. Nad on lausa targa linna loojad. Ja ma annakski sõna meie külaliseksperdile Jürgo, milline roll on küberturbel tänapäeva linnades? Kui võib-olla 10 aastat tagasi need seadmed ei olnud veel päris tänavatel, siis täna on tõesti IT-süsteemid, arvutid on meie linnatänavatel, juhivad süsteemi linnatänavatel, koguvad selle andmeid ja seega selliste süsteemide küberturve on eriti oluline. Teine ülesanne teises faasis Smart City on City Lights ehk tänavavalgustus ja selle esitleja ongi Thinnect. Väljas läheb juba päris pimedaks ja sa märkad, et kõik linnatuled on täiesti kustunud, ikka veel. Otsustad sellest teavitada linnavalitsust. Saad vastuse, et nad on kõigi küberrünnakutega väga ülekoormatud ja pimedad linnatänavad on tõenäoliselt küberrünnakutega seotud. Nad uurivad, kas sul on oskusi tulede sisse lülitamiseks. Lülita tuled sisse nii, et need ka põlema jääksid. Aga ilmselgelt tänapäeva kaasaegsete tänavalgustussüsteemide puhul on ka küberrünnakud üks põhjus, miks valgustus võib kustuda. Aga kas see tänavallatern on siis nagu arvuti? Põhimõtteliselt tänapäeval on iga latern autonoomne arvuti, mis teeb kohalikult otsuseid ja millele siis jagatakse juhiseid pilve tasemel. Aga Forkbomb on meil seekord uskumatult kiire lennu teinud, et kui nad eelmises voorus olid korralik favoriit ja algusest lõpuni välja võib nii öelda, siis seekord nad on väga lühikese ajaga suutnud juba 3. ülesande ära lahendada ja on väga pikalt läinud juhtima kogu seda ettevõtmisse. Forkbomb oli esimene, kes lahendas esimese taski nimega siis Bus-Stop, kuulus 11 minutit aega, hinte pole kasutanud ja lisaks sellele nad suutsid lahendada ka veel ühe ülesande, mis on Smart Crosswalk ja samuti hinte ei kasutanud ja aega läks 15 minutit. Peeter, sinust on saamas natukene nagu tänase ürituse staar. Kuidas sa tunned ennast selles rollis? Ma ütleks, et praegu igatahes ei ole staar mitte mina, vaid meie tiim üldiselt. Mina ei ole praegu ühtegi ülesannet ära teinud. Aga tiim on väga head tööd teinud. No aga juhi eesmärk ongi ju delegeerida ja ise võib-olla juba vaikselt vaadata endale Bahama puhkuse pileteid. No, jah. Hea küll. Võtame korraks scoreboardi ette. Mis ülesanded teil juba lahendatud on? Meil on lahendatud Smart Crosswalk, Bus-Stop ja Self-Driving Car. Self-Driving Car, ja Self-Driving Cari eest muuseas on meil ka special prize. Meil on Auvet Tekilt teile, kes ka isesõidat bussi arendab.
soojad mütsid teile. Mina näen veel ühte huvitavat asja, et kõik meeskonnad, kes praegu on teises faasis, nad tegid kõik ülesanded lahti, välja arvatud esimesed. Esimestel on praegu avatud ainult 4 ülesannet. 7 ja 3 on avamata. Ehk siis keskenduvad ühele ja teisi enne ei vaata, kui on esimesest tehtud. No see sõltub nagu strateegiast, et mis sul on, et mina teeksin nii, et ma avan kõike, ma vaatan kirjeldusest, äkki ma saan midagi kohe kiiresti ära lahendada. Ja siis tegeled sellega, kui saa, võtan järgmise. Seda tõenäoliselt Forkbomb ongi teinud. Mu Mozilla Firefox suri ära lihtsalt nagu. Ma ei saa Firefoxi kasutada. Kuidas ma web challenge'id teen, kui mu Firefox ära suri? Miks ma nii... See on mingi räme unlock nagu. Ma olin nii lähedal. 6. ülesandes, teises faasis. Ülesanne kannab nime Self-Driving Car ehk isejuhtiv auto ja seda esitlebki Auvetek. Linn tänab sind abivalmiduse eest eelnevate olukordade lahendamisel ja kingib sulle preemiaks lennureisi. Oled lõpetamas juba reisiks pakkimist, kui saad uue telefonikõne. Isejuhtivaid autosid ehitaval ettevõttel on hiljutised linnavastased rünnakud avaldanud veidrat järelmõju. Linnavolikogu palus ettevõtte esindajal sinuga ühendust võtta. Pärast üksikasjade arutamist saad teada, et nende autodesse oli integreeritud kaardirakenduse API. Ettevõte on esitanud sulle SSH tunnused ehk ligipääsu serverisse ja teabe selle kohta, et nad kasutavad oma isejuhtivate autode jaoks robotite operatsioonisüsteemi. Leia auto hetkelise oleku teade ja saa sealt oluline info kätte. Jah, et kui me räägime nendest isesõitvatest autodest, et nendel on ka ju samamoodi arvuti on sees, on operatsioonisüsteem, et selles ülesandes on kasutusel ROS, mis on siis vabavara, mida saab siis internetist alla laadida, vaadata, kuidas see töötab. Lugeda kogu seda dokumentatsiooni, et aru saada, et milliseid komponente on vaja, kuidas ta suudab juhtida, kuidas ta suudab saata mingit signaali teistele autodetailidele. No nii, meil siin saalis oli jälle põhjust juttu teha Forkbombiga, sest et te olete Crosswalki taskiga ka edukalt ühele poole saanud. No te olete täiesti peatamatud, Peeter. No, tundub nii. Hea küll, pikalt ma teid ei sega, ma tulin teile tegelikult ütlema, et te olete järjekordse special prize'i avanud. Nagu näha, tõepoolest, aasta tuleb teil poisid igal juhul tihe, kui te olete Parcel C'st praktikalt tulnud, siis ootab teid Berkman Technologies juba ka praktikale 5 käsi. No vaielematu liider. Ei, aga ärme riputa veel kuldmedalit kaela. Jah, et ei olegi mõtet. Aega veel läheb, meil on veel minna pool päeva, nii et saame siin veel midagi ehk näha, et muutub. Ja oleme jõudnud siis 3. ülesandeni meie kirjeldustes, mis kannabki nime Smart Crosswalk, mille siin Forkbomb juba edukalt ära vallutas, ehk tark ülekäigurada ja selle esitleja on Berkman Technologies. Ja ülesande sisu on järgmine. Kohe pärast tänavavalgustuse taastamist helistatakse sulle linnavolikogust. Selgitad neile rahulikult olukorda, nähes sinu tehnilist taipu, palub linn heita pilk lähedal asuvale nutikale ülekäigurajale, mille näib olevat rike. Sellisena on ülekäigurada liiklejatele väga ohtlik ja nii seda kindlasti jätta ei saa. Vaata, kas suudad vea tuvastada ja muuta ülekäigurada taas ohutuks. Leia tee halduskonsooli ja aita päästa sellega elusid. Head eksperdid, mis ülesanne nuti ülekäiguradadel üldse on ja kui vajalikud need linnades on? Ühest küljest see võib teha turvalisemaks, teisest küljest see optimeerib ja nagu me siin ennem rääkisime, hoiab valgust kokku ja hoiab valgusreostus kokku ja jumal teab mida kõike veel. Teisest küljest võib juhtuda selline asi, et me hakkame niivõrd palju toetuma nendele abimeestele, et me unustame sellise nagu ise mõtlemise ära. Et me teame, et meie eest kõik asjad ette tehakse, me teame, et auto pidurdab ise, kui mingisugune takistus on ees, samad autode näitel linnas. Ja siis jõuamegi mingi hetk sinnamaani, et kui need süsteemid enam ei tööta, kas me elada oskame? Kas see on how to kill the planet? Good. Okay. Tundub, et Forkbombid nagu esimest ülesandel läks ruttu, aga nüüd on juba tükk aega olnud mingi vaikus seal, et ei ole järgi ära lahendada. Leitigi nende jaoks kerged ülesanded ja need jooksu korra. Strateegia jälle. 4. ülesanne etapis Tark linn on Smart Bike ehk tark jalgratas, mida esitleb Tartu linn. Ja ülesande sisu on selline. Pärast tänavavalgustuse taastamist ja nuti ülekäiguraja rikke kõrvaldamist liigud linnavalitsusse ja selgitad seal selle
IT-administraatorile, millise küberründe avastasid ja millised vead parandasid. Neile avaldavad sinu oskused igati muljet ja nad soovivad sinu abi turvaauditi läbiviimisel. Linnal on plaanis alustada uue teenusega, milleks on jalgrattaringlus, aga enne teenuse linnakodanikele pakkumist on vaja teostada turvatestimine, kuna avalik rakendusliides ehk API võib paljastada tundlikku teavet linna uue nutika jalgratta infrastruktuuri kohta. Sul tuleb avaliku rakendusliidese funktsionaalsuse nõrkus leida ja ainus, mida sa tead, on IP-aadress. Head eksperdid, laiendage natukene, mis tähendab rakendusliides API ja milleks seda kasutatakse. API on siis lühend Application Programming Interface, mis võimaldab siis rakendustel suhelda omavahel, saadetes erinevaid käske ja see on kindel reeglistik, kindel kokkulepe, kuidas üks rakendus saab kasutada mingit funktsionaalsust, kas teisest rakendusest või siis mingisugusest moodulist, mis pakub kriitilist funktsionaalsust selle rakenduse jaoks. Aga sõbrad, rääkides nüüd tegelikult natuke tagatausta, siis siin on jälle uhkust olla eestlane, seepärast et see event või see jällegist rünnaku vektor avastati Eestis ühe nagu noore andeka tudengi poolt tegelikult, kes andis sellest teada ja tänu sellele, et see inimene selle leidis, saatis selle informatsiooni laiali, patchiti see sama või parandati sama turvaviga ära 40 linnas üle maailma. See on suur rahvusvaheline programm ja selle üle tuleb jällegi öelda, et mis sa ütled, et see oli siis päris turvanõrkus, mis selles süsteemis oli, mida me siin praegu läbi mängime? Okay. Meie lähme aga vahepeal teise etapi 5. ülesande juurde. Ja ohus on selles linna bussiliiklus. Ülesanne kannab nimetust Bus Stop ehk bussipeatus ja selle esitleja on Tartu linn. Ja linnal on endiselt lahendamisel abi vaja. Kuna süsteemi arendajat ei saada kätte, siis puudub linnal ligipääs bussitabloode infosüsteemile, millega kuvatakse reaalajas busside liikumisgraafikut. Uuri, kas saad linna aidata ja tuvastada mõne tagaukse, mis võimaldaks süsteemile ligi pääseda. Eksperdid, mis juhtub päris elus, kui sellised bussitablood ei tööta? Elukeskkonna ebameeldivaks muutmine võib olla üks häkkerite eesmärke. Absoluutselt, kui sa sellega hävitad linna võimekusse mainet, et nad on suutelised midagi tegema või selle transpordiettevõtte mainet, et siin ei käigi ükski asi meil õigesti, kunagi kõik asjad on valesti, katki, ei toimi, siis kaobki ära usk nii kohaliku omavalitsuse toimimisse, riigi toimimisse, kõikidesse muudesse sellistesse asjadesse. Just, sisuliselt me räägime avalike teenuste kättesaadavusest. Ja, absoluutselt. Ja meil on hintide eestvedajad on siis 2 tiimi, kes on esimesed ja tiim nimega A. Üks on siis võtnud -85 skoori ulatuses hinte ja teine on võtnud -80 osas. Ja see tiim A on tegelikult on teisel kohal. Ehk siis enim hinte võtnud tiim on tõusnud teiseks. Abi kasutamine on mõistlik. Ongi jah, nagu alati. Alati ei ole mõtet üksinda püüda nagu finišisse jõuda. Samas, pange tähele, et enim hinte on tegelikult kasutanud meeskond, kes on viimasel kohal. Jah, seda küll, jah. Et nemad on siis võtnud küll -75 punkti võrra. Me jõuame sinnamaani välja, et hintide kasutamisel on nagu vahe, et neid tuleb targasti kasutada. Siin saalis seda hintide juttu muudkui räägib ja Forkpong muudkui eirab seda juttu, laseb selle ühest kõrvast sisse teisest välja. No kuidas teil vihjetega seisud on? Olete võtnud ühe? Võtsime ühe vihje esimeses pooles, me selles pooles ei ole vist nüüd ühtegi võtnud. Ja ometigi olete ülesande Smart Bike edukalt lahendanud. Oleme. Suurepärane. Ma saan, et linn võib lasta nüüd oma jalgrattaringluse teenuse käiku. Ja loota võiks. Vaadake nüüd tiimi dünaamikut. Ma hoian ühe silmaga peal ja kuulan, mida tiimid omavahel räägivad ja kujutan ette tegelikult, kuidas tiimitöö ongi juba niimoodi, et keegi sai aru, kus on nagu probleemi nagu kese ja siis ütleski, et kas keegi oskab sellega midagi teha. Pööras nagu ümber ja küsis kogu tiimi käes. Ja ma tean, mis on faili nimi. Kuidas ma võiks teha sellist käsu, et see... Üks küsib abi teise käest. Ei, ta üldse kõigi käest küsib. See ongi see kommunikatsioon, tiimisisene kommunikatsioon on tegelikult üks teine võtmeelemente ja samamoodi ka fail-elemente, et kui seda kommunikatsiooni ei ole, siis see tiimi toimib lihtsalt. Vaadake, mida Basharisid täpselt samamoodi käituvad. Cyphereid, vaata. Nii, kuidas ma teid aidata saan? Vaata, siin on see pääskäsu. Vaata.
Jaa. Minu jaoks on just see näitabki, et kui oluline on vahetu kommunikatsioon inimeste vahel. Tänapäeval kui räägitakse, et me saame kõik küberruumis tehtud ja virtuaalsest kommunikatsioonist piisab. Paraku on palju olukordi, kus on vaja vahetut kommunikatsiooni, mis on palju kiirem ja selgem ja aitab seda sõnumit. Kriisi juhtimist ei saa teha ilma nagu face to face tegema. Ära saada meili, tõuse püsti, mine ja küsi. Just. Teises etapis ongi järel veel vaid üks ülesanne, mis kannab nime Elmo ja selle esitlejaks ongi loomulikult Elmo Rent. Linnas on lõpuks ometi kõik probleemid likvideeritud ja sa märkad, et aega lennujaama jõudmiseks napib. Tuletame meelde, et linn on kinkinud meie häkkerkangelasele just lennupiletid suure töö eest, mis ta on teinud. Haarad elektrimootor ratta ja asud teele. Poolel maal näed, et akut ei pruugi jätkuda terveks teekonnaks. Aku jäägi teada saadmiseks uurid mootorratta poolt saadetud võrguliiklust. Alustades sõitu oli aku täituvus 65%, dekodeeri teade, mis sisaldab infot aku täituvuse kohta. No eksperdid, olge hea seletage, millise strateegiaga sellele ülesandele peaks lähenema? See on kohutavalt raske task. See on üks niisugune task, kus peab tegema reverse engineeringut, ehk siis eesti keeles on see mis ta oli? mingi arendus. Konstrueerimine. Pange nüüd tähele, eks ole, meil on siin 4 eksperti ja meil kõigil oli korraks suu vett täis. Eks see sõltub selle inimese taustast, et inimene, kes igapäevaselt võib-olla mingit süsteeme häkib, eks ole, tema oleks võib-olla lihtsam, aga jah, et ütleme... Aga jah, et natuke selle taski kohta, et siis seal jah, sul on hex kodeeringus, sul on siis mingid logid, mis tulid selles siis tõuksist nagu jah. Ja sa pead leidma selle õige koha, siis sa pead muutma seda väärtust, pead kokku kodeerima ja siis arvutama checksumi. Nagu ütles Jeremy Clarkson, kui raske see olla saab? Ja, aga vaadake, nüüd ongi niisugune point, et nüüd me toome nagu tegelikult teist tehnilist maailma aspekti ka siia sisse, sest tegelikult niimoodi nende tõukerataste aku mahtuvust ja kapatsiteeti tegelikult arvutataksegi nagu jooksvas ajas. See andmehulk, mida jooksutatakse logide näol sealt edasi-tagasi, see on tegelikult nagu massive. Just tegid või? Jah. Kus sa said selle? Siin oli need Rossi kaustas on logifailid ja siis ma just ostsin logifailidest seda CTF-tehi. Logifailidest sealt see home jackist? See on home jack peidetud kaustus. Ja nendes oli flag, jah? Huvitav asi on tiimiga RM Hints. Et me siin mõtleme, kas see on tiim, kes pole ühtegi hinti võtnud. Ja RM on nagu, ütleme, Linux IT-keeles on nagu remove hints. Et kas nad päriselt endal kustutasid kõik need hintsid süsteemist ära, et poleks nagu siukest tahtmist neid kasutada. Poleks ahvatust, jah. Ja nendel on siiamaani, et 0 hinte kasutusel. Aga vaadates, et nendest ülespoole jäävad siin 6, 8, 9, 10 hindiga, siis ma ikkagi täna, vaadake, kui väike punkti vahe on 3. ja 7. koha vahel, see on 45 punkti. Et kaotad ära mõni hint ja üks ülesanne ja sa oled põhimõtteliselt poodiumi kannul, et... Nüüd tuleb lihtsalt flag kuidagi leida siit. Äkki sa leiad? Suur tänu, eksperdid! Konkreetne ja nõudlik naishääl just teavitas siin samas arvutis, et 3 minutit on jäänud aega. Nii, lõpueitlus on väga põnev. Muumitrollid Nemesis liiguvad üksteise tihedas järjekorras. Ehk siis tegelikult teisest kuni 6. kohani ja 7. kohani on tõesti täpselt niimoodi, et see, kes nüüd järgmisena lahendab ülesande ära, paneb Pirraki otse poodiumile välja. 150 punkti antakse ühe ülesande eest. Viimane võimalus. Ma väga tahaksin kuulda seda bling häält, et teine ülesanne on lahendatud ja tuua teile isiklikult lauda Raspberry Pid Finnecti poolt. Eks täis, kas see ka õnnestub? Viimased sekundid. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja signaal endeks. Teine voor on lõppenud. End of stage 2. No
see oli tõeline finaal praegu teisele faasile. Teeme palun kõik üksteisele suure aplausi. Cyber Battle of Estonia. Ja põhjust on vaadata nüüd tabloole ja me näeme seal, et teise faasi lõpus näeb välja esikolmik just selline. Kolmandal kohal tiim A 540 punkti. Muumitrollid, teine koht 560 punkti, napilt ees. Ja no millest me räägime? Fork Bomb, 1305 punkti. Suurepärane töö, teeme suure aplausi. Ja põnevus ja pinge siin saalis aga kasvab veelgi, sellepärast et viimases kolmandas faasis on panuseks juba 200 punkti õigesti lahendatud ülesande eest. Nii et see scoreboard, mis meil täna hetkel siin ees just oli, ei pruugi veel mitte midagi tähendada. Võidukroon võib asetuda hoopis kellegi teise pähe.